Tere mu daamid ja härrad, minu nimi on Enni Britesna ja tere tulemast tagasi mu kanalile. Kui see on sinu esimene kord minu kanalil, siis palun viska subscribe, jäta like, jäta kommentaari, you know the drill. Kui sa oled vana vaataja, siis ma tõesti vabandan, et ma olen nii vähe videosid üles pannud. Minu viga, I'm sorry. Aga, oh my god, varsti hakkab tulema rohkem videosid, kuna ma lähen tagasi Eestisse. Kui sa ei tea, siis mul on praegu suusainstruktor Levil Põhja-Soomes Lapimaal, mis on nagu väga-väga kaugel ja siin on külm ja pime ja nüüd meil on lõpuks päike. Nagu näha ka minu näost, ma olen üleni punane igal poolt. Ühesõnaga, selle video idee, ma ei tea, kas see reaalselt läbi läheb, kas mu pere on okei sellega, et ma korraks näitan neid oma kanalid, nad ilmselt ei ole, aga nagu ma panen vist ikka selle video üles. Ühesõnaga, let's get to business. Minu pere arvab, et ma tulen koju 1. mail või 30. aprillil ja mu väike vend loeb juba päevi, mille ta mind uuesti näeb. Aga little do they know, et ma tulen koju juba 2 nädala pärast. Täna on, mis meil täna on? Täna on 12. märts, ma ostsin lennupiletid 26. märtsiks, kuna mul saab tööläbi tegelikult 23. märtsil. Alguses ei pidanud nii olema, ma oleksin pidanud olema aprilli lõpuni, aga kuna siis on põhiliselt Soome inimesed ja neil on nii palju instrukteerida vaja, siis me nagu tavai, ma võin koju minna. Kuna siin on nagu päris külm ja nagu ma ei ole kontse saanud kaua kanda ja ma olen ainult spordiriietes ja me enam ei tea, mida teda meik. Seega läks nagu aeg koju minna. Ma pean puhkama korra. Ma ei saa aru nendes YouTuberites, kes räägivad nagu mega kõvasti. Ma pean hingama lihtsalt. Mul saab vahepeal õhk otsa. Anyways. Seega, mul on 2 nädalat aega, et kogu oma elamine uuesti kokku pakkida. Sel laupäeval ma sõidan ihuüksi Rovaniemi, mis on siit Levilt umbes 200 kilomeetri kaugusel. 189, ühesõnaga nagu sõita Tallinnast Tartusse või Tartust Tallinnas. Mina siis sõidan Tartust Tallinnasse ja siis Tallinnast uuesti Tartusse. If that makes any sense. Lihtsalt sellepärast, et osta endale suurem reisikohver. Kuna, excuse the mess in my room, aga mul on see kohver, mille ma sain oma tädi mehe käest. Ja see on hästi vana ja see on katki ja see kaalub nagu niisama mega palju. Ja see ei mahu nagu palju asju sisse. Ja teine kohver, mis mul on suht amazing. #Jysk, sponsor me. See on mega suur ja nice ja see on kerge ja sinna mahub palju. Nagu, mul ei ole muidugi halja emagi, kui kaua see Jysk oma vastu peab, aga mul on tegelikult vaja nii suuri kohvreid, ainult siukse tripi jaoks. Ja mine perse, Finnair. See oli isegi tii. Ma pidin maksma 400 eurot ühe otsa pileti eest, et saada Tallinnasse, kuna mul on 2 suurt kohvrit. Ja ma isegi ei tea, kus ma seda mahud ära. Kuna mul on minu uisud kaasas, suusasaapad, mul on tegelikult 2 paari suusasaapaid, aga need vanad ma ilmselt jätan siia. Siis mul on lumelauasaapad, siis mul on veel 2 paari saapaid, 3 paari tosse. Ja siis mul on tervenistriidi, mul on suusajope, mul on surmantel. Ma olen juba praegu nii närvi, ma ei mahu mitte midagi ära. Ühesõnaga, see saab olema üks väga pikk video. Aga jah, minu plaan on lihtsalt selles, et ma tulen Tallinnasse ja võtan lennujaamast takso või siis lasen kellegi oma sõbrannadest mind peale võtta, kes saab, kuna ma jõuan päevasel ajal kohale, seega I don't know. Ja siis ma lihtsalt sadan kojuukse taha, ilmselt see kellaaeg, kui ma jõuan, ma arvan, et mul on kodus ainult mu ema, või siis kui ta just ei sõida mu vennale järgi, et viia teda järgmisesse trenni. Võib-olla ma lasen oma sõbrannal järgi tulla ja siis ma chillin endaga ja siis lähen alles õhtul koju ja siis kõik on kodus nagu, oh my god, mida vittu! Ühesõnaga jah, this is going to be so fun. Ainuke halb asi on see, et mu pere teab, et ma tulen aprilli lõpus, mai alguses. Ja nad küsivad praegu, millal mul on vabad päevad, et ma saaksin minna Helsingisse ja nemad saaksid tulla Helsingisse, et me saaksime seal olla lihtsalt koos ühe päeva, kuna nad lihtsalt igatavad mind ja mina igatsen neid. Seega jah, see on ainukene probleem. Nagu, ma pean kuidagi valetama neile, et ma ei saa mitte ühtegi vaba päeva või et need on nii nädala sees. See on nüüd hea plaan, mul on näiteks vaba päevad ainult nädala sees. Aga
ma pean kihlad mööma nagu. Lapsed, täna me kooli läheme, lähme vaatame, kuidas Enil läheb. See on nii klassik minu ema nagu, tal ei ole ükskõik koolis puudumist osas, aga ta nagu väga leeve. Ma imestan, et ta ei ole meid nagu homeschooling. Ühesõnaga, ma siis update'in teid millalgi. I'm so scared. Ma vihkan valetamist, aga nagu, olgem ausad, see on hea eesmärgi nimel. Lihtsalt sadan oma pere ukse taha, nagu tere, palun võtke mind elama. Okei, update. Ma sõitsin just peaaegu et 200 kilomeetrit. Kaua ma sõitsin? 1,5 tunniga. Not bad. Panin nagu inimestest mööda. Ja siis mees oli üks venelane. Ja siis ma mõtlesin, et venelane paneb hästi, aga türa see sõitis ainult, kui oli 100 lubatud, siis ta sõitis 100-ga. Ja siis ma nagu, läksin temast mööda. Siis teematas ära veits. Aga jah, ma sõitsin Rovaniemi lihtsalt selleks, et osta endale suurem kohver, kuna üks mu kohvritest kaalub liiga palju ja sinna mahub liiga vähe. Ehk siis I made it, I'm alive. Ma higistan mega reegel, sellepärast, et see oli nii stressful. Ma tahtsin mega kiiresti siia jõuda. Ja ma raiskan praegu aega, kuna me üritan vlogida. Seega, jaa, ma ei tea, see you later. See prisma oli nii suur, et ma peaaegu eksisen ära. Aga ma sain kohvri, see on roosat värvi. Kuna niisugust kohvrit ei olnud mul värvi, seega mul on nüüd hot pink kohver. Aga jah, hakkab siis tagasi sõitma. Mul läks ainult 20 minutit seega. Kaks tööpäeva jäänud. Ja siis 2 vabapäeva. Ja siis ma lendan. Mu ema on helistanud mulle 2 õhtut järjest. Ja ma ei ole vastu võtnud. Ärge saage kurjaks. Ma läksin väga tahtnud temaga rääkida. Aga ta helistab mul iga nädal või siis ma helistan talle, mis sealt räägime. Aga iga kord ta küsib mu käest, et kas see on Timo või? Kuhu ma jäin? Ühesõnaga, iga kord, kui mu ema helistab, siis ta küsib minu käest, et millal mul on päevad ja millal me saame näha üksteist. Iga kord, kui ta helistab, ma tahan täiega öelda talle, et joo emme. Ma hakkan nutma, ei hakka nutma. Et ma tegelikult tulen juba teisipäeval Eestisse ja me näeme varsti, aga see on nagu test. Do it for the video. See on nagu test mulle, et kas ma suudan reaalselt neid üllatada, kuna tavaliselt on see, et ma ei suuda oma pere üllatada. Ma lihtsalt räägin neile kohe ära ja siis nad on nagu, okei, lahe kuu. Aga ma tahan täiega üllatada neid, kuna see oleks nii fucking lahe. Mõtle kui lahe. Äkki ei ole lahe. Äkki see läheb täiega halvasti. Ma olen kõikidega küsinud, kõik on nagu, jaa, tundub nagu mega hea idee. Tegelikult peaks ütlema, et see on mega halb idee, kuna äkki ma ei tea, keegi saab südari, kuna ma ei tea, nagu näevad mind või midagi. See on nii raske. Ma ei taha oma emale valetada, ma vihkan oma emale valetamist, see läheb halvasti. Ja nagu, kui ma valetan talle, siis kui ta näeb mind teisipäeval, siis on nagu, oota, sa ju ütlesid mulle, sa valetasid mulle, siis ma olen nagu, jaa, ups, kurat küll. Põhimõtteliselt, kui me saavad tööriided, need mustaks, siis me lihtsalt viime need sales inimestele, nad viivad need pessu ja me võtame oma tasemele, kuna meil on nii palju varujopasid. Mingeline. Või kui näiteks lukleb katki, kes lähevad, võtad lihtsalt uue jope, nagu mitte kedagi ei koti. Kuna meil on neid nii palju. Ma ei saa rääkida samal ajal. Mul oli täna eelviimane tööpäev, mul on homme viimane tööpäev ja ma suutsin just praegu kakaoda mulle peale lõdistada. Nagu kui tubli ma olla saan. Seega mul on variant, kas ma olen homme musta joppega tööl või ma võtan viimaseks päevaks endale puhta jope. Ainult mina. Mu viimane tööpäev, mul oli eestega tund, hetkel on mul venelastega tund, Ksenja ja Maša. Seni põhimõtteliselt lumi on nii sticky, et see jääb mul kogu aeg suuskade all kinni. Nii fucking annoying, nagu ei libis üldse. Ja vähe sellest, ma just läksin ühe sükse anklu peale, kus all ei ole seda liftimeest, ehk siis sa pead ise selle võtma. Ja siis ma lihtsalt jäin vaatama, kas Ksenja
Ksenia ja Maša said normaalselt peale ja siis samal ajal, kui ma vaatasin, mul peab ise endale hakka laulu panema ja siis ma sain sellega lihtsalt pihta. Seega ma ei tea, ma olen nagu täiesti pea laiali otsastama. Ja siis kõik töötajad on nagu, enne kas sa teed mingi peoga ja siis ma ei taha ju, ma alles sain korki. No thank you. What do you think? Which one would be better? Red ones or purple ones? Meillä on menossa tenttiviikko. Ihan tukossa voisi voltittaa vähän safkaa tähän. Toiste sitten se on vastaan nähdä. Hirveä miekkansa, hirveä kallista ja sapeli ja kätti sano. Ütle, kui tuleb. Jah. Emma, tule siia korra. Sa teed nalja või? Tule siia. Loll küll. Itsa jobu. Mis su käega juhtus? Ei nuta. Tuled sisse ka või? Jaa, tulen. Jobu. Ma sain kohe aru, et sa midagi plaanid. Ma sain ka, sa olid nii vaikne igal pool. Ei vasta. Siis ma hakkasin